Nii, tere jälle ja jätkame siis Saturni teemadel. Ma võtan lahti selle kirjutise, mida ma siin olen ette valmistanud. Ja siin on siis tekstilist osa, mida ma otsustasin, et ma panen kirja, et kui peaks vaja minema kirjalikku toetusmaterjali, aga kuna see on kirjas, siis me ei pea seda enam üle rääkima, seda saab ju lugeda. Ja siis siin on pandud andmed Saturni liikumisest märkides. Ja need on 4 sellist sektorit. Ja võib öelda niimoodi, et need, kellel, ütleme siis, võtame selle sama Saturn jääras esimese, mis ma olen välja toonud, et 37. 38. aastal, siin on kuupäevad ja natuke ka 40. on Saturn olnud jääras ja need järgmised Saturn jääras ajad on need ajad, kui see isik kogeb Saturni tagasipöördumist. Kuna täpselt seda peab vaatama siis nagu andmetest, aga et sellel ajal 30 aasta pärast, 30 aasta pärast toimub Saturni tagasipöördumine. Selle 30 aasta, võtame 30, et seda on nagu võib-olla hea käsitleda. Kuigi see 29 on ka jälle, et ta jagub siis selliselt, et 7 ja natuke peale on iga veerand. Nii et kes on nagu kokku puutunud nende arengurütmitega, mida kirjeldatakse, et toimuvad iga 7 aasta tagant, siis võib öelda, et iga 7 kuni 8 aasta tagant Saturn teeb sünni Saturnile pingeseisu. Ja Saturni tagasipöördumine on siis nagu see kõige jõulisem ja kõige võimsam. Üks osa mustreid on, mis on eelmistes eludes tugevalt harjutatud ja need on olnud omased ja nad ei ole ära lagunenud. Üks osa neid mustreid ootab meid siia füüsilisse kehasse sündide sees. Ja Saturni esimese tiiru jooksul me kasutame oma minevikus loodud mustreid, harjumuspärast tegutsemisviisi ja selle Saturni tagasipöördumise hetk on see viimane koht, kust edasi enam vanad mustrid ei pääse. Nii et kes on juba vanem kui 30, saab meenutada, et mis toimus 29-30 eluaasta jooksul. Mida tugevamalt ollakse eelmise elu mustrites kinni, nendega samastunud, seda raskemalt elatakse seda aega üle. Sisuliselt võiks öelda, et üks osa elust nagu haihtub, kaob. Teda ei saa enam kasutada. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas edasi. Millise struktuuriga elada edasi? Kuni 30-ni, 29-30, pannakse justkui vanast rasvast. Sünniga kaasa tulnud energiapõhiselt. Ja siis tekib lausa energiakriis,
kus Saturni surve võib nii suur olla, et tundub, et mitte midagi ei saa enam teha. Ja Saturn ütleb, tee oma elu korda. Tee oma elu teadlikkuse seisukohalt korda. Hakka loojaks, hakka kasutama neid võimalusi, mis sul on teadlikult. Teadvusta, kes sa tegelikult oled. Teadvusta, et mina olen iseenda looja, iseenda võimaluste looja. Jah, tulemused võivad tõesti tulla pikema aja jooksul ja mitte kohe. Ja selle Saturni energia kasutamata jätmine. Kui meile tundub, et kõik teised peaksid tegema midagi, et minu elu parem oleks. Kui mulle tundub, et keegi teine peaks olema ühiskonna loonud sellise, et mul oleks siin mõnus elada. Kui keegi teine peaks looma minu suhteid, ise ma ei pea pingutama. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, siis jäetakse see struktuuri loomise võimalus, süsteemi loomise võimalus kasutamata ja Saturni surve kogu aeg ainult suureneb. See loodusjõud on mõeldud selleks, et ärkaks teadlikkusele. Ja ühel hetkel võib juhtuda, et tõesti enam ei kannata ja võib-olla kusagilt tuleb ka teavet selle seisukohta, kes ütleb sulle, tee oma elu korda, tee ja loo oma elu ise. Niisiis on selles materjalis, mis ma teile jagasin, siis võimalus näha, et kuna on toimunud siis Saturni tagasipöördumine, aga iga 7-8 aasta tagant on toimunud Saturni pingeline seis iseendaga. Lisaks sellele iga 7 aasta tagant ka Kuule ja Päikesele, Merkuurile ja Veenusele, Marsile, Jupiterile Saturn annab jõulist pingelist seisu. Ehk siis meil on kogu aeg mingi valdkond surve all, kus me omandame seda teadlikkust. Ja see sünnihetke Saturn on siis terve elu surve all. Selles valdkonnas, kuhu siis see sünnihetkel meil Saturn satub, me tajume oma ebatäiuslikkust. Me väga selgelt näeme oma puudusi. Me näeme, mida me selles valdkonnas ei oska. Ja kui me oleme juba elanud siin, ütleme 40-50 aastat selle surve all, siis võib juhtuda juba, et me oleme seda teadmist juba selliselt kasutanud, et me oleme pingutanud, et seda mitte osatavat ära õppida, et me vaikselt hakkame juba võrreldes mingite teiste isikutega saavutama juba mingit taset, aga ise me seda ei näe. Saturn näitab väga selgelt, kuhu me võiksime jõuda ja kuidas asjad on. Ja kui ei kasuta oma loovat potentsiaali, siis tuntakse depressiooni. Et ma olen ebatäiuslik. Aga sellepärast me siin olemegi, et me oleme ebatäiuslikud. Ja sellepärast me seda näemegi, et me saaksime täiustada. Ja sellel aastal siis kogevad seda nii. Siin lõpeb Saturn märkides ära ja siis tulevad need kuupäevad. Ma tõin siin välja
Saturni täpse tagasipöördumise hetke seisu peale otsisin välja need kuupäevad, kelle sünniajad siis on täpsed Saturni tagasipöördumise hetke ajad. Et neid tuleb võtta avaramalt, et see on küll üks kuupäev, aga et julgelt ikka mitu kuud edasi-tagasi mõlemile poole. Ja täpsemalt saab siis juba tabelitest ja andmetest uurida. Ehk siis 58. aasta lõpu ajad, 17. detsember on siia välja toodud, on siis need, kes seda paar päeva tagasi toimunud Saturni retrokraatset seisu kõige jõulisemalt läbi on kogenud. Kes kaarti oskab lugeda, siis ma allpool olen teinud keskpäevasele seisule ka kaardid, et saab näha, et milliste seisudega päevaseisude omanikud siis mis laadi mõjutusi kogevad. Ja see 58. aasta sündimise aeg, need on juba elukogenud inimesed, ühte teist näinud, nemad saavad hakkama, aga Saturni esimest tagasipöördumist omavad inimesed, see siis 88. aasta. 88. aasta. Nendel oleks hea, kui nad teaksid, et see, mis nende elus toimub, et see ongi praegu see hetk, kus ühed energiad on täiesti otsas ja teised energiad käivituvad vastavalt oma tahtele. See on hetk, kui see Saturni tagasipöördumine, kus sünniga kaasas olevad energiad saavad otsa. Kuni selle hetkeni võib tunduda, et kõik sajab iseenesest kätte. Energiat on lõputult. Teen, mis tahan, olen, kus tahan, raiskan palju tahan, energiat ikkagi on. Ja Saturni tagasipöördumine teeb sellele lõpu. Ja siit edasi tuleb see, kuidas ma energiat taas toodan. Tuleb ära õppida energia taastootmine. Kui üritatakse ikkagi jõuga leida ikkagi kuskilt veel, teised jõud on ka olemas, seal kasutades seda Marssi või Jupiteri või Merkuuri või Päikest või Kuud, et kasutades teisi jõudusid ikkagi üritatakse samal viisil edasi elada, siis tulevad piirangud ja haigused. Põhimõtteliselt iga piirang, iga takistus ütleb, see ei ole sinu tee on kusagil mujal. Või ta ütleb ka seda, tee see asi korda. Teadvusta seda ja korda tegemine just süsteemi mõttes. Süsteem selles valdkonnas, mis käib pinda. Süsteem nendes seostes, mis käivad pinda. Süsteem selles mõttes, et mina teadvustan, et ma olen ajatu, et ma olen looja ja et mina siin ajalises elus vajan teatud valdkondade tähistamist, piiride panemist, teatud hoonet vajan, teatud viisi, ajakava. Ja seda kõike saab teha siis, kui on eesmärk. Ehk siis Saturn survestab, kui inimesel pole ka eesmärki,
mitte mingisugust. Kuni Saturni esimese tiiru lõppemiseni. Kuna elatakse läbi eelmistes eludes kuna elatakse elu eelmistes eludes pooleli jäänud mustreid, toimitakse nii, nagu toimiti varasemalt. Siis nüüd tuleb luua uus toimimise viis. Ja seda ei pruugi isegi terve järgneva elu jooksul ära õppida, kui ei teadvusta selle vajalikkust. Kui on teine ring läbi, teine ring juba läbitud, siis teises ringis ja kolmanda ringi alguses seal on vaja teadvustada, kuidas energiat kokku hoida. Ehk siis kuni 30 on see sünniga kaasas olev energia, siis tuleb energiat taas tootma hakata ja siis tuleb vaadata, et energiat ei raiskaks. Ehk siis selles teises etapis on ka võimalik see, et me kulutame palju ja taastoodame seda palju. Aga alates 60-ndast 58, 59 need aastad, et kui see Saturn on teise tiiru ära teinud, et siis on vaja vaadata, et see energiakasutus läheks teadlikkuse kasvamise seisukohalt maksimaalseks. Sisemiselt me peame muutuma nii elavaks elu lõpuks, vaimselt elavaks, kui väikesed lapsed on füüsiliselt. Ehk siis see väline ja sisemine elu nagu vahetab kohad ära. Ja see väline aktiivsus elu jooksul peab muutuma sisemiseks aktiivsuseks. Ehk siis nii vähe, kui lapsed järgi mõtlevad, siis see muutub siis nagu füüsiliseks liikumiseks. On neid ka, kes mõtlevad. Ja on neid ka, kes üsna kõrge vanaduse saabudes ka on füüsiliselt väga aktiivsed. Aga see füüsiline aktiivsus on alati vaimse aktiivsusega siis sellisel juhul väga suures kooskõlas. Et kui järgi ei mõtle, kui ei teadvusta, kui ei saavuta teadlikkust, hakkavad tekkima piirangud, takistused, võimaluste äravõtmised, satutakse haiglatesse, mingitesse suletud olekutesse, osad võivad seda muidugi kloostrisse kuhugi minna vabatahtlikult, aga kui ikka järgi mõtlemise aeg kohal on ja seda pole tehtud, siis tekivad haigused. Saturni haigused on kroonilised, sest ei jaksa keha, ei leia kuskilt, et seda haigust välja põdeda. Ja luudega seotud radikuliidid ja on seotud ka siis Saturni printsiibiga. Põhimõtteliselt, kui minna jõuga midagi tegema, siis on üsna levinud luumurrud. Et kui minna lihtsalt jõuga tegema, ilma et seda eneseteadlikku kohalolekut selles ei ole, siis luud murduvad ja meil tekib aeg järgi mõelda. Ehk siis füüsilise keha
seisma jäämine võimaldab muutuda sisemiselt aktiivseks. Sest kuna me järgi mõtleme elu üle ikka siis, kui tekivad takistused, kui tekivad kannatused, kui asjad ei lähe nii, nagu ma tahaks, vot siis me istume ja mõtleme järgi. Aga võib ka mõelda enne. See enne mõtlemine ja enne teadvustamine ja enne plaanide loomine ja sihtide seadmine, see muidugi kõik ei tähenda, et need teostuksid, kui me enne plaani teeme. Sest siin on veel oluline, et tegemist oleks enese elu sihti tõeliselt edasi viiva sihiga. Et mille jaoks me siia tulnud oleme. Me ei saa võtta kellegi teise ideaale üle, me ei saa võtta kellegi teise unistusi ja hakata neid teostama. Kui me näeme näiteks kellegi väga ilusat elamist, siis tahaks ka, hakkab selle poole plaane seadma ja siis selgub, et asjad ei lähe, sest eneseteadliku arengu jaoks seda võimalust, mida keegi teine on enesele võib-olla elusid loonud, vähemalt kohe ei saa või kas üldse vaja on. Ehk siis Saturni piirangud on vaimsest vajadusest kantud. Me peaksime minema siit teadlikumana ära, kui me siia tulnud oleme. Ja et ma olen nagu enda jaoks mõtestanud niimoodi, et Saturni esimese tiiru küsimused on, et kes ma olen ja kust ma tulen. Kes ma olen ja kust ma tulen. Teise tiiru küsimus on, et kus ma olen ja mis ma siin teha saan. Kui 30 kukub, siis võidakse avastada, et nad ei tea või et mina ka ei teadnud, et ma ei tea sellest elust mitte midagi. Üks osa eneseteostust võib alatagi 30-selt, sest siis on teadvus jõudnud kogu oma olemisega siia kohale. Saturni esimese tiiruaeg veel mingisuguses osas elatakse eelmise elu mustrite põhiselt. Teostatakse veel seda, mis seal oli kas võimatu ja kolmanda tiiru küsimus on, kuhu ma lähen. Kolmas tiir ehk siis need, kes siis on selle läbi elanud, saavad võimaluse ette valmistada ennast järgmiseks eluks. Meil on vähemalt praegu mingisugune pensionite süsteem, ehk siis ühiskond ei eelda, et töötegija kukub jala pealt, nagu veel mingid ajad tagasi oli. Pensionite süsteem ei ole iseenesest tekkinud, et ta on ikkagi loodud inimühiskonna poolt. Kuni mingi ajani polnud ju mingit pensioni. Kui olid lapsed, siis söötsid ja jootsid, kui vanemad enam ei jaksanud. Aga tööd tehti kuni surmani. Aga praegu meil on see pensionite süsteem ja üks osa ka kasutab seda ja see tähendab, et tegelikult on vaba aeg sisemiselt ennast ette valmistada järgmiseks eluks. Ehk siis see, mida õpitakse enne siit minekut, on mustritena järgmise elu alguses olemas. Nii et tasub endalt küsida, et kui on see kolmas tiir käsil, et
mida mul võiks vaja minna ja millele ma siis tähelepanu pöörama peaks. Et kas need seriaalid on selline igikestev mustrite maailm, mida järgmise elu alguseks kaasa võtta. Sest kõik, mis on omandatud elu lõpus, on aktiivsed elu alguses. Ja kellel on 4. tiir käsil, see on elukingitus. Et see on, kui tervist ka veel on, et siis on päris äge. Niimoodi. Ja nüüd ma tahaksin veel, tahaksin rääkida ka sellest, miks ma seda Saturni tagasipöördumist nii kaua olen võtnud rääkida ja planeerida. Ja need põhjused, kaardid võite vahele jätta, kui ei ole huvi uurida neid. Aga ma ikkagi panin, sest nad pakkusid mulle endale huvi. Ja kui me hakkame neid järgmisi seminare tegema, siis me räägime sellest Saturni teatud märgis olemisest ka nagu natuke põhjalikumalt. Ma praegu juba vaatan, et tegelikult et see aeg muudku jookseb ja jookseb, et ega ta ju ei jää seisma. Aeg on ka Saturni valitseda, et aja valitsejad, kuidas me aega kasutame, kuidas meil ajatunnetus on. Et mul on tihti lugu, kui ma mingit asja ette planeerin, siis ma pärast vangutan ainult pead, et kuidas mahutada 6 tundi näiteks tunni aja sisse. Ei ole võimalik. Ja siis on selge, et 6 tunni materjal, sa räägid 1 tunni ära ja siis 5 tunni materjal jääb rääkimata, siis sa tunned, et pole õnnestunud, pole teostanud oma plaani. Selle asemel, et plaanidagi, et tund on tund aega ja et ei plaani rohkem rääkida, kui võimalik on. Aga seda ei ole mina veel õppinud ära, et tunnetada seda aega selliselt. Nii. Ja see, mis pärast ma siis seda Saturni tagasipöördumist kohe eriti leian, et see väga palju kannatusi vähendaks, on nüüd need lisaseisud, millega ollakse sündinud. Ja alates 86. aastast toimib rütmiliselt 2 korda aastas on täpsed vastasseisud Chironil ja Saturnil. Chiron ja Saturn. Chiron või Heiron, kuidas keegi teda hääldab, mina olen Chironiga harjunud, mulle meeldib ta niimoodi rohkem, eks see vene koolkonna mõju ole. Avastati 1977 ja see on hingehaavadega tegelemise algus. Kuni selle ajani hingehaavadega tegelesid üksikud. Aga nüüd, kus on selline vägi teadvustatud, siis see asteroid on füüsiline keha, aga tal on peenem mõjutus. Ja see peenem mõjutus mõjutab meid kõiki. See peenem mõjutus mõjutab meid kõiki alates hetkest, kui sellele füüsilisele kehale antakse nimi. See on täpselt samamoodi, kui me saame kellegiga tuttavaks. Kuni teatud ajani me ei tundnud teda. Me ei teadnud sellest mitte midagi, sellest inimesest. Aga siis me saime teada ja siis me saime temaga tuttavaks. Ja siis see tutvus hakkab meid mõjutama. Ja
meie omakorda siis seda oma tuttavat. Ja täpselt samamoodi on siis nende asteroididega. Neil on peenem mõjutus ja kui see kivi nii-öelda leitakse ülesse, see on siis samaväärne see, kui me vaatame kellelegi otsa, me saame teada, et ta on olemas. Ja siis saame teada tema nime ja me hakkame temaga suhtlema. Võiks öelda, et kõiki, kellele me oleme silma vaadanud ja kõiki, kelle nime me teame, et me peenemal tasandil suhtleme. Tänu internetile on see meeletu, see energiate vallandumine ja koos sellega, kuna energiat on vallandunud, on võimalik järjest peenemaid tasandeid suurendada ja tänu sellele on võimalik oma hingehaavu parandada, ümber teha või avastada, et hing on jäänud üles ehitamata. Üks osa hingevalu on tulnud sellest, et me ei ole sellele valdkonnale pööranud tähelepanu ja tänu sellele on ta jäänud välja arendamata. Ehk siis me lonkame. Näiteks meil võib-olla, näiteks kui füüsilist tuua esile, et me oleme füüsilises tasandis täitsa okei, aga emotsionaalses tasandis näiteks võib-olla liigume karkudega. Ei seisa ise püsti. On vaja kogu aeg toetust. Ja see annab tunda ennast hingevaluna, nii et iga kord hingevalu ei ole hingehaav. Ta võib olla ka see, et töö on tegemata. See enese ülesehitamise töö. Ja see Chironi ja Saturni vastasseisud, nagu me sellest tabelist näeme, ma panin nagu eelmised ka, et 22-23 aastatel on paar tükki olnud. Ja 86. aastast alates on sündinud põlvkond, kellel on siis sünnikaardil Chironi ja Saturni vastasseis sees. Ja see kestab kuni aastani 1995. Ehk siis 9 aastat inimesi, kes on tulnud üheaegselt väga jõuliselt korrastama ja oma hingehaavasid tervendama. Hingeliselt tervenema. Kui seda 7 loodusjõudu, millest inimene koosneb, teadvustatult ei valitse, siis kõik Saturnist kaugemal olevate jõudude mõjutused on negatiivsed. Ehk siis uraan, mis kingib vabaduse, kui Saturni läbi pole teadlikkust arendatud, siis uraani kingitud vabadusega ei osata muud teha kui mässata. Neptuni selgelt nägemise võimet kinkiva jõuga ei osata muud teha kui sattuda sõltuvustesse, kas alkoholist, toidust, tablettidest, arvutimängudest, millest iganes sõltuvusse siis võidakse sattuda. Ehk siis ei suudeta neid piirita seisusid, Neptun lahustab piire, ei suudeta nendega hakkama saada ja sinna, kuhu satutakse, see on lõputu. Et see mõjutus on lõputu ja kõige jämedamal tasandil siis alkoholism ja narkomaania, kõige kõrgemal, peenemal tasandil selgelt nägemine ja prohvetlus. Ja kui Saturni teadlikkust ei ole, kui ei suudeta struktuuris ja distsipliinis olla, siis need seisundid lihtsalt viivad minema. Täpselt samamoodi võidakse ennast ära kaotada, jumal teab kus kohas, tööl, suhtesse,
laste eest hoolitsemisesse, et ei suudeta piiri panna ja aru saada, kus enda piirid on ja siis ühel hetkel avastatakse, ollakse täiesti kadunud ja siis on jällegi Saturn, see abiline, kes võimaldab oma energiaga struktuuri luua. Võimaldab oma energiaga struktuuri luua. Seda juhul, kui teadvustatakse, mina olen looja. Nii et see aastakäik nüüd alates 86. kuni 95. Ja siin on veel 2003 ka on korraks see vastasseis toiminud. Neil on väga oluline teada, et need sündmused, mille keerisesse ta satub, on tekkinud tänu sellele, et vaja on võtta vastutus enda elu eest enda peale. Mitte oodata, et keegi tuleb, keegi teeb ja muidugi võib ka, aga peale 30 ei tule mitte keegi. Ja siis ollakse sügavas depressioonis, otsitakse abi erinevatest allikatest, söögist, joogist, tablettidest. Tabletid ei aita. Aitab enda elu eest vastutuse endale võtmine. Ja Saturni tagasipöördumine nüüd nende välja toodud kuupäevade lähedastel aegadel, see on siis kuskil kuu enne ja kuu pärast on kohe kindlasti see aktiivne aeg. Ehk siis vähe sellest, et energia survestub, et aeg peatub, et illusioonid kaovad. Ka hingehaav tuleb väga sügavalt lahti. Mida saavad need teha siis, kes on vanemad vanuselt? Vanemad vanuselt saavad olla mõistvad, sest nemad kogevad midagi sellist, mida ilmselt meie pole kogenud ja selles elus sellisel kujul elukestvalt ei koge ka. Selle vastasseisude puhul on see asi, et tavaliselt samastutakse kuni pikka aega, ei suudeta kahte jõudu kokku sulatada. Kes on vastandunud millegiga elus ja kes on kogenud seda, et kui tuleb taipamine, et see, millega vastanduti, oli enda teadvustamatu osa. Enda teadvustamatu osa. Ehk siis ma delegeerin ühe osa oma alateadvusest teistele. Ja siis mul on hea võimalus selle teise läbi iseendaga kontakti saada. Tulemuseks võib muidugi olla väga suur jama. Ja suheldes siis nende isikutega te võite sattuda kas siis Saturni või Chironi rolli. Keegi, kes teeb haiget. Või keegi, kes kutsub korrale, piirab, ei lase seda teha, ei lase toda teha, nõuab ja nii võib teine tunda. Ehk siis see etendus, mida me teistele peale delegeerime. Kui sünnikaardis on palju vastasseise, siis võib arvata, et üks osa oma sisemist alateadvust on rollidena välja jaotatud. Ma arvan, et igaüks on tundnud seda, kus ta kellegi teise elus mängib järsku mingit rolli, et ei saa enam aru, et kes olen mina ja kuidas teine tajub mind, et seal on nii suur nihe. Ehk siis teised satuvad minu elus
minule vajalikke rolle täitma, et ma saaks oma alateadvusesse surutud asjad nähtavale tuua. Ja sealt tekib magnet. Ja sealt tekib magnet, kus ma hakkangi tõmbama ligi neid, kes siis saavad seda teha. Ja kui ma tõrjun, siis tuleb hakata oma lähedastel ikkagi seda seisu ühel hetkel etendama. Me oleme näitlejad teiste etendustes ja teised on näitlejad minu etenduses. Et seetõttu ma olengi rääkinud, et laskem teised lahti, et nad on sõnumitoojad, nad toovad välja seise, aga nad ei ole nende seisude põhjustajad. Kui keegi teeb meile haiget, ta ei ole selle valu looja, juhul muidugi, kui ta ei tule päris füüsiliselt kallale. Aga ma mõtlen praegu siin, ühesõnaga, et kui ma räägin valust, ma ei mõtle seda, et keegi klohmib kedagi ja siis selle tulemusena keegi saab haiget. Ma räägin sellest, kui 1 minut toimus sündmus ja see valu kestab 30 aastat, 40 aastat kuni surmani. 1 elu, 2 elu, 3 elu. Ja me võime suheldes siis nendega sattuda kas siis selle Saturni rolli, kes piirab, ahistab, ei lase seda, toda, teist ega kolmandat teha, nii tunneb tema. Või me teeme talle haiget, öeldes ilusaid sõnu, öeldes kõik on hästi. Sest kui see hinges olev haav, mis vajab parandamist, Chiron on tervendaja, šamanistlik tervendaja, ka oma mõjutuse poolest. Aga kui me ei taha terveneda, siis keegi teeb meile nii kaua haiget, kui me enam ei jaksa. Niisiis on siin välja toodud need kuupäevad ja nendest kuupäevadest siis 86, 87. 87 lõpus sündinud veel kogevad sellel aastal seda Saturni retrograadse liikumise lõpumõjutusi, nii et augustiks saavad veel oma mõjutuse 87. aasta lõpus sündinud isikud. Ja ma kohe vaatan, praegu peast ei mäleta. 25 november. Ja tagurpidi ta ikkagi läheb, nii et 87. aasta läheb ka, ütleme, et nüüd siis 87 aasta sündinute Saturnid saavad mõjutuse veel kord. Saturn, kui ta liigub edasi-tagasi, siis võib juhtuda, et me kogeme seda kriisi 3 korral. Võib juhtuda, et 1 kord kogeme ära, saame aru, millega tegemist on, aga kui jääb siuke edasi-tagasi liikumine, et siis see tuleb kohe väga sügavalt läbi kogetuks. See on nagu niimoodi, et ühel hetkel nagu roheline tuli muutub punaseks. Ja me oleme juba ristmikule välja sõitnud, et see edasi-tagasi liikumine on midagi sellist, et siis peaks nagu, tahad nagu ruttu tagasi minna ja siis vaatad, ei näed, jälle roheline. Mine jälle. Et ta edasi-tagasi liikumine, kui ta satub mingi oma isikliku seisu peale, et siis ei saa enam üldse lõpuks aru. Saturni seisud kestavad vähemalt kuu enne ja kuu pärast. Nii et mõju on mitu kuud. Ei ole 10 päeva, mitu kuud on. Ja siin on oluline teada, sest ütleme, paar päeva kannatab igaüks ära. Aga üle 4 päeva on juba, siis tuleb tegelikult, kui üle 4 päeva üks seisund kestab, et siis tuleb seda asja tõsiselt võtta ja vaadata, mida iseenda heaks teha saab. Ja kui meist sõltuvad
noh, kui seal väiksel lapsel on meeleseisund 4 päeva ühesugune, siis on asi juba väga tõsine ja siis peab vaatama, et kuidas teda aidata saaks. Nii et me saame olla mõistvad nendel, kellel siis ei ole seda Chironi ja Saturni vastasseisu sünnihetke seisudes. Isegi nendel aegadel, mis jäävad nüüd vaheaegadesse, nad ei lähe üksteisest nii kaugele, et kuu iga 7 päeva tagant ei mõjutaks seda vastasseisu. Ehk siis kirjutage, jälgige, kas te märkate mingisuguste rütmide kordust, noh, näiteks seal 7 päeva tagant, et kas esmaspäevad on sarnased või nad on mingi perioodi ajal sarnased, teisipäevad, kolmapäevad. Et kas nädalapäevas on mingit sarnast rütmi ja siis, kui on ja te avastate, siis võib ilmselt kaardist leida ka mingi pingeseisu, mida kuu siis iga 7 päeva tagant pingestab. Et kuul on ka see 7. rütm meie elus, aga see on siis 7. väiksemas ulatuses. Nii. Siin 2003, 2004, 2005 ja 2006, et need on siis suhteliselt noored. Et nende puhul, ütleme, et 95. aastast kuni siis 86. aastani või 86. 95. et noh, siin on ikkagi tegemist juba täiskasvanud inimestega, täisealistega, aga et kui nüüd võtta 2003 ja 2004 ja 2005 selle Chironi ja Saturni seisukohast, et siis jälgige seda nii palju, kui te saate, kui need on teile lähedased inimesed, et arvestage sellega, et iga sõna võib lõigata, nii hea kui kurjaga öeldud sõna. Ja igasugune pahatahtlikkus ja vägivalda kandev nii mõte kui tunne võib disharmoonilist seisu kandvatele lastele, neid on teisi veel, aga antud materjalis on siis välja toodud need Chironi ja Saturni vastasseisu omad. Nad saavad haiget isegi siis, kui te ei tee haiget. Aga need seisundid, kus te olete vihane, tige, pahane, ärritunud, karistate, need on 10-kordse mõjuga nendele lastele, kellel on disharmoonilised seisud sünnikaardis. Täpselt samamoodi nagu meie isegi. Selliseid, kellel ei oleks disharmoonilisi seise, noh, võib-olla on, mina ei ole ühtegi kaarti näinud, kus ainult harmoonilised seisud on, kus siis iga see impulss muudetakse enda jaoks pigem harmooniaks, iga solvang naljaks ja nii edasi, et me oleme ise haiget saanud teiste pahatahtlikkuse pärast ja meil on hea võimalus nüüd täiskasvanutena jälgida, et me ei kahjustaks endast nooremaid. Me võime kahjustada hoolimata sellest, et ilma, et me midagi teeksime. Aga see on nüüd hoopis teine lugu. Et kui inimene saab haiget, seal, kus tegelikult haiget pole tehtud ja tahtlikkust pole olnud. Ma olen siia sellesse materjali toonud välja ka kell on 50 juba. Aga ma räägin selle siis ikkagi ära. Ja
seda struktuuri nagu üles ehitada, seda kolmest struktuuri. Et siia materjali on siis välja toodud ka Saturni ja Pluto ühendused. Neid on siis, nagu me näeme, tunduvalt vähem. Saturni ja Pluto ühenduste puhul on isikutel nii korrastav kui transformeeriv ja transformatsiooni kandev vägi kasutada. Kui Saturn ütleb tee korda, siis Pluto ütleb lase vabaks. Muuda ära, teisenda ära, tee ühest teine. Lase lahti, lase vabaks. Ehk siis Saturni pinge ei kao enne ära, enne kui me oleme asja korda teinud. Meid pannakse nii kaua ninapidi selle valdkonna sisse, nii kaua kui me ärkame, teadvustame, võtame vastutuse ja loome uue struktuuri, uue korra, sellise, mis on vajadustele vastav, samal ajal teadvustades, et ma olen igavikuline ja mina loon korda ja kui vaja, ma teen ta ringi. Kõik struktuurid, kõik piirid, kõik takistused. Täna on piir, täna on uks kinni, homme teen ukse lahti. See on minu otsustada, kuidas mina oma elus teatud süsteeme ja struktuure loon, üleval hoian ja kasutan. Täpselt samamoodi teiste puhul. Aga Pluto puhul on see, et kui me üritame korrastada seda sama Saturni printsiipi kasutada, siis see ei õnnestu, sest me peame lahti laskma ja vabaks laskma. Saturni seisud viivad nähtamatusse ja tühjusesse tagasi neid energiaid, mis on siin mustris oma aja ära elanud. Teadvused panevad elu ja aine kokku ja tähelepanu ja meeleseisundiga antakse sellele eluiga. Ja siis ühel hetkel on otsas ja kõik see laguneb ära. Ja kui teadvus on oma loomingu küljes kinni, siis kui kõik laguneb ära, ta ei saa seda lagunemist peatada, sest otsas on. Saturni puhul on võimalik ja vajalik uut korda luua. Pluto puhul me saame tühjusest küll uue samalaadse asja teha, kuid seda sama asja me ei saa korrastada. Ja selle vahet tegemine võib üsna keeruline olla, et kus ma pean vabaks laskma, ära andma, oma tähelepanu täiesti ära koristama, loobuma. Ma loobun. Ja mis valdkonnas ma ei saa loobuda, sest mul on vaja see asi korda teha. Ja Saturni ja Pluto ühenduste kandjad on siis need, kellele satub see siis ka ühte majja, ehk siis üks maja valdkond on samaaegselt nii korrastusealane kui transformatsioonialane. See võib üsna keeruline olla. Ja 82-83 on siis ka selle ära elanud, juba läbi elanud, et Saturn pöördub siis selle Saturni ja Pluto ühenduse peale tagasi. Et see 82-83 aasta võib siis tuletada meelde, et mis juhtus siis, kui olite 30 ja 47 on siis vanemast põlvkonnast pärite. Ja ma vaatan siin, mul omal vanaemal on olnud, ta on 1915 sündinud, on olnud siis ka Saturni ja Pluto ühendus. Ja kui nii palju, kui ma tema elu nagu tean, siis ikka tõepoolest, et kus sa korrastad ja kus sa pead vabaks laskma. Ja kui sa seda ei tee, siis kõik see on kannatus. Kannatus tähendab seda, et mina kui vaimne olend olen unustanud oma päritolu. Ma ei kasuta oma
võimeid, ma ei kasuta iseendale antud loomise võimalust või kui kasutan, siis samastun selle kõigega niivõrd tugevalt, et vormide muutudes ja lagunedes pidevalt tunnen kannatust. Kannatus tähendab, mina on jäänud ainesse kinni. Ja see valdkond, kus me tunneme survet, seal siis peame laskma vabaks ja samal ajal tegema korda. Ja siia materjali on toodud veel ka siis Saturni ja Neptuuni ühendused ja nagu me näeme, on siis 89. aasta ja ka 88. neil on see Saturn Neptuunile lähenev, ehk siis see piirideta piirid, piirideta piirid, piirideta vormid. Kuidas neid kahte asja ühendada? Kes on vanemad, mäletavad laulvat revolutsiooni ja selle energiaga siis tollel ajal sündinud lapsed peavad terve elu elama, mis siis meile oli kui üks eluseik või eluvõimalus. Nii, ja nüüd teeme vaheaja. Ma veel ei tea, mis ma seal 15 minuti pärast räägin. Ja kohtume 14.15. Ei, 14.15 hakkab vaheaeg, 14.30. See kohtumine on juba vajalik selleks, et luua seda vormi ja seda struktuuri, et järgmised korrad oleks juba seda vormi võimalik kasutada.